35 aastat pärast Nõukogude kurja impeeriumi kokkuvarisemist näib, et kommunism tuleb taas moodi. Paljud nende noorte põlvkondade seas, kes on sündinud pärast Berliini müüri langemist ja keda on õpetanud need, kes soovivad neid indoktrineerida. Toksilised woke-ideed nagu kriitiline rassiteooria, intersektsionaalsus ja asumaa-kolonialism näivad neelavat totalitaarse ideoloogia suuri valesid. Kas asi on selles, et nad on teadmatuses 100 miljoni inimese kohta, kes kommunistlike režiimide poolt tapeti? Või usuvad nad tõesti, et sotsialism, mis on igal pool, kus seda on proovitud, läbi kukkunud ja viinud ainult türannia ja kannatusteni, võib töötada 21. sajandi Ameerikas? Ja kas nad on teadlikud, et see antisionistlik propaganda, mille õnge nad on läinud, töötati välja Nõukogude desinformatsioonikampaania käigus? Ja miks nad püüavad juudi ajalugu ümber kirjutada, et taaselustada minevikku läbi kukkunud sotsialistlikku unistust? Järgmisena saates Think Twice sukeldume põhjalikult kommunismi ja juudi ajalukku koos selle asutuse juhiga, mis püüab säilitada enne holokausti eksisteerinud Euroopa juutide kadunud maailma. Tere tulemast saatesse Think Twice. Üks kummalisemaid intellektuaalseid suundumusi, mis poliitilisel vasakpoolsusel taas moodi tuleb, on usu taassünd kommunismi valejumalasse. Kuigi Nõukogude Liidu kokkuvarisemine pärast 70 aastat totalitaarset liialdust, majanduslikku läbikukkumist ja massimõrvu näis selle küsimuse igaveseks lahendavat. Küsimus, kas marksismi tuleks eelistada majanduslikule ja poliitilisele vabadusele tuginevale kapitalistlikule süsteemile, näib 21. sajandil taas päevakorda tõusvat. Usk kommunismi või vähemalt huvi selle vastu on taas esile kerkimas. Pole üllatav, et selle ajalootundetu ja antiintellektuaalse toetusega ühele 20. sajandi mõrvarlikule despootiale kaasneb ka ühe Nõukogude Liidu suure intellektuaalse projekti antisionismi taaselustamine. Peaaegu iga mürgine vale, mida antisemiitlikud jõugud, kes hüüavad juutide genotsiidi järele jõest mereni ja toetavad terrorismi juutide vastu kõikjal maailmas, on globaliseerunud. Intifada mõtlesid välja Nõukogude propagandistid 60. ja 70. Ometi räägivad Iisraeli vastased Kremlis 60 aastat tagasi nende jaoks kirjutatud lauseid, justkui oleksid need värsked taipamised. Samal ajal püüavad teised taaselustada huvi juudi pundi vastu, mis oli suur enne teist maailmasõda tegutsenud sotsialistlik liikumine, mille eesmärk oli edendada juutide rahvuslikku autonoomiat jidiši keelt kõnelevates Euroopa maades. See idee oli määratud läbikukkumisele antisemiitlike jõudude ülekaalu tõttu ning hääbus holokaustis ja Nõukogude vangilaagrites. Kuigi see väärib meenutamist, on selle vastu praegu tuntava huviajend osa samast antisionistlikust kampaaniast, mida tänapäeva antisemiidid läbi viivad. Kõigest sellest ja juudi ajaloo olulisusest on siin rääkimas instituudi juht, mille missiooniks on säilitada Shoas hävinud Euroopa juudi maailma kroonikad. Jonathan Brent on ajaloolane, kirjastaja, tõlkija, kirjanik ja õpetaja. Ta oli Yale'i ülikooli kirjastuse toimetusdirektor, kus ta lõi kommunismi annaalide sarja. Tema raamatute hulka kuuluvad 2003 aastal ilmunud Stalini viimane kuritegu ja 2008 aasta Stalini arhiivides. 2009 aastal sai Brendist YIVO Juudiuuringute Instituudi tegevdirektor ja tegevjuht, kus ta algatas projekti kõigi YIVO teise maailmasõja eelsete kogude säilitamiseks ja digiteerimiseks. Ta peab laialdaselt loenguid juudi, Nõukogude ja Ida-Euroopa ajaloost. Ta on teinud 3 dokumentaalfilmi oma tööst. Stalini viimane vandenõu, Stalin terasmees ja lahti salastatud Stalin. Samuti õpetab ta ajalugu ja kirjandust Bardi kolledžis. Jonathan Brent, tere tulemast saatesse Think Twice. Suur tänu selle lahke kutse eest. Aitäh, et leidsite aega täna meiega liituda. Soovin alustada teilt kui kommunismi ajaloolaselt küsimisega huvi taaselustumise kohta, selle ideoloogia vastu, mis oleks pidanud Nõukogude Liidu lagunemisega kaduma.
Miks te arvate, et mõned noored ütlevad, et neile meeldib kommunism? Kas nad on selle ajaloos teadmatud? Või arvavad nad tõesti, et sotsialism on süsteem, mis suudab õnnestuda hoolimata sellest, et see on kõikjal mujal läbi kukkunud? Hakkan teie küsimusele vastama, see on väga hea küsimus. Tsiteerides Molotovi, kes ütles vestluses mehega nimega Felix Trujev. Oma elu lõpus elab seltsimees Stalin igavesti kõigi progressiivsete inimeste südames. Ja kahjuks ta ei eksinudki kuigi palju. Ja see pole mitte Stalin ise, vaid see, mida ta esindas. See, mida ta esindas, oli riigivõim nende arvates võrdsuse, nende arvates õigluse, nende arvates kodanluse ülemvõimu purustamise teenistuses ühiskonna rikkuse ja võimu üle. Ta esindab selle jõuvõimu. Ja maailmas purustada kodanlus, hävitada liberalism ning püüda saavutada omamoodi võrdsust rahvaste vahel. Võrdsust, mis tegelikult põhineb puudusel. Võrdsust, mis põhineb orjastamisel, mitte inimeste olukorra parandamisel. Aga siiski, see on võrdsus. Ja kahjuks on Ameerika valitsemissüsteemi ja üldiselt lääne vihkamist sisendatud põlvkond põlvkonna järel noortele, kes on käinud meie kõige liberaalsemates ja kõige privilegeeritumas ülikoolides, kes on kasvanud üles progressiivsetes koolides. Ja nüüd näeme selle tulemust kriisi ajal. Jah, ma mõtlen, see on üsna hirmutav. Ma usun, et see on hirmutav ja ma pean ütlema, et olen selle üle palju mõelnud. Kuidas seda parandada? Olen rääkinud kolleegide ja ajaloolastega, kes on palju rohkem väljapaistvamad kui mina. Kuidas seda parandada? Ja ainus järeldus, millele me jõudsime, on sa pead sellest lahti saama. Süsteemist. Aga see on kohutav. Keegi ei taha seda teha, ilmselgelt. Keegi ei taha inglise keele osakondi või politoloogia osakondi kaotada. Aga need ideoloogiad juurdusid mitte ainult poliitilises teoorias, vaid ka kirjandusteoorias, soouuringute teoorias, nii-öelda postkolonialistlikus teoorias. Suurel määral ka energiates, millest sugugi kõiki ei tohiks kuidagi halvustada. Tead, ma räägin võib-olla natuke liialdatult, sest tegelikult oli nendes kriitikates, mis sellest tegevusest ja akadeemilistest ringkondadest pika aja jooksul välja tulid, palju tõtt. Ja ma ütleksin, et see ulatub tagasi Vietnami sõjani. Aga see on muutunud läbipõimunuks. Sellega, kuidas noored elust mõtlevad. See ei ole lihtsalt see poliitik või teine poliitik või see või too. See on ellu suhtumine. Ja tead, kui sa selle peale mõtled, siis minu arvates on kõigepealt vaja juhte, kes suudavad sõnastada midagi lootusrikast, midagi vabastavat, midagi tulevikku vaatavat. Peavad olema institutsioonid, mis seda toetavad. Peavad olema noorte loovuse jaoks väljundid. Aga praegu on nii, et vasakpoolsed, eriti noored vasakpoolsed, on omaks võtnud selle keskaegse, reaktsioonilise, genotsiidilise Hamasi liikumise. On arusaamatu, see oleks olnud täiesti mõistetamatu 30 aastat tagasi.
täna on see fakt. Täna on fakt. Nii et ma räägin sellest igal õhtul oma naisega. Ma räägin sellest oma kolleegidega. Ausalt öeldes olen ma natuke endast väljas, sest ma ei tea. Kuidas? Ivo asutus, mida ma esindan ja ma õpetan ka Bard College'is, mida ma isiklikult saan selle suhtes teha peale selle, et püüan. Arendada koos oma tudengitega eluvaadet, mis hõlmab rohkemat kui see, mida nende kitsad ja raevukad ideoloogiad sisaldavad. Aitäh, et kuulasite Think Twice'i. Olenemata sellest, kas kuulad meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatad meid otseülekandes Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun märgi GNS meeldivaks, telli kanal, vajuta kellukesele, et saada teavitusi ja anna meile häid hinnanguid. Lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobini igapäevane taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse. Räägin kõige olulisematest teemadest, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nimega Jonathan Tobin Daily GNS'i kanalilt, ükskõik kust sa oma taskuhäälinguid kuulad. Ja nüüd tagasi tänase programmi juurde. Ma arvan, et sa tabasid naelapea pihta. See on selle tulemus, tead, progressiivide pikk marss haridusasutuste ja minu arvates ka suure osa kultuuri ülevõtmise suunas. Ja sul on õigus, see on otseselt viinud Hamasi toetamiseni, pro-Hamasi jõukudeni ülikooli linnakutes ja tänavatel. Tead, see on suur arutelu, sellest saaks omaette saate hariduse tuleviku teemal. Me tahame rääkida ka teistest asjadest. Aga see ongi vaidlus, kui sa ütled, et lihtsalt lammuta see maha. Mul ei ole selge, et isegi kõige karmimad katsed sundida institutsioone muutuma, panevad neid tegelikult muutuma. Ma mõtlen ilmselgelt see, mida president Trump üritas teha ja üritab teha. Ma ei usu, et ta saavutab midagi. Ma arvan, et see võib tegelikult kas lõpuks mõned institutsioonid jäävad rahast ilma või mitte või alluvad tema tahtele. Kõik on tööl, siiski on see ideoloogiline programm olemas. Nii et peale uute institutsioonide loomise, mida mõnes üksikus kohas ka tehakse, näiteks see, mis toimub Austinis ja Hamiltoni kolledžis, Florida ülikoolis, on huvitavad eksperimendid. Aga see on nagu 2 liivatera kogu rannas. Kuidas muuta Ameerika haridust, kui enamik selles valdkonnas töötavaid inimesi on sellisel viisil indoktrineeritud? Ma arvan, et peab olema rohkem selliseid alternatiivseid institutsioone. Aga ma tahan ka noorte kohta ühe asja öelda. Ma arvan, et see, mida me ülikooli linnakutes näeme, on kõige häälekam osa. Minu tundides Bardis, eriti pärast 7. oktoobrit, ootasin ma palju vihaavaldusi, seda ja teist, politiseeritud mõtlemist ja nii edasi. Ja ma ütlen teile, ma õpetan Stalini teemalist kursust Bard College'is. Ja ma õpetan ka Thomas Manni Dr. Faustuse teemalist kursust. Ja mida ma oma tudengite puhul näen, on rohkem avatust kui midagi muud ja soovi kuulda. Argumente, mis on loogilised, probleem ei ole nendes. Ma arvan, et õpetajad on enamasti nii politiseeritud ja nii ägedad. Aga noored inimesed, kui neile antakse võimalus, tahavad minu arvates olla avatumad rohkem. Liberaalsed selle sõna heas vanamoodsas tähenduses. Ma arvan, et nad tahavad olla valmis enesekriitikaks ja püüda asju mõista keerukal viisil. Nii et mul on tegelikult palju lootust just, ja see on muidugi anekdootlik,
noortelt, keda ma tunnen, keda ma õpetan, kes mind siin Iivos ümbritsevad ja keda me oma Iivo programmidesse saame. Ma ei kaota lootust. Mis mind jahmatab, on ausalt öeldes nii vasak kui parempoolsed juhid. Äärmus parem ja äärmus vasak. Aga nagu mu vanaisa ütles, kala hakkab peast mädanema. Ja kahjuks ma ei tea, kes on tänapäeval intellektuaalsed liidrid. Ma ei tea ühte uut ideed. Ühiskondlike struktuuride kujunemise kohta oleks viimase 30 aasta jooksul välja pakutud. On palju väsinud ideid, nagu vanad rehvid, mida lihtsalt uuesti kattega kaetakse, tead küll. Aga kus on uued ideed? Peaaegu kõik uued ideed on olnud äärmusvasakul. Dekonstruktsioon, soouuringud, postkoloniaalsed kriitikad. Need ongi need uued ideed. Ja kolonialismi kohta on palju öelda, kolonialism polnud suurepärane. See oli suurepärane, kui sa kuulusid valitsevasse klassi. See polnud nii hea, kui sa olid alamklassides. Ortšussest tuleb rääkida samamoodi, nagu me räägime holokaustist. Ja tead, see on... Selle jaoks peab olema avatus. Jah. Ma tead, nii palju kui me siin Iivos suudame, püüan seda avatust siin hoida, mis pole alati olnud nii lihtne, eriti pärast 7. oktoobri. Igatahes, jah, see on mõistatus. Olgu. No. Ajaloo ühe aspekti süvitsi uurimiseks on ilmselgelt tehtud palju pingutusi holokausti mälestuse säilitamiseks. Ja kuigi ma arvan, et võib vaielda, et paljud neist pingutustest on olnud valesti hinnatud, on see siiski väga oluline. Aga samuti on tõsi, et enamik ameeriklasi teab tänapäeval väga vähe kommunismi kuritegudest ja selle ajaloost. Kas asi on lihtsalt selles, et me ei tea selles riigis üldse ajalugu? Ma mõtlen isegi omaenda riigi ajalugu, rääkimata sellest, mis juhtus Euroopas eelmisel sajandil. Või on see teadlikuma revisionistliku pingutuse tulemus? Ma arvan, et osa sellest oli külma sõja retoorika. Teate küll, külm sõda muutis kommunismi lihtsalt kurjuse impeeriumiks ja meie olime need head. Jaa. Nüüd rünnatakse häid poisse. Ja nii on kommunism taas moodi tulemas. Aga ausalt öeldes sul on õigus. Ma mõtlen, et kommunismi mõistmiseks ei piisa ainult külma sõja aegsete selle teemaliste raamatute lugemisest. Sa pead tõesti dokumentidesse süvenema ja nägema, kuidas nad tegelikult mõtlesid. Kuidas Stalin tegelikult mõtles, kuidas Molotov tegelikult mõtles, milles Stalin ja Trotski vaheline võitlus tegelikult seisnes. Ja milliseid valikuid nad tegid. Ja ilma igasuguse kahtluseta võin ma öelda, et pärast minu Stalini teemalist loengut ei ole üheski minu õpetatud klassis ühtegi õpilast, kes arvaks, et see on hea mõte. Mitte siis, kui nad üldse kuulasid. Õige, ei, nad ei arva nii. Ameeriklased liikusid edasi. Ma arvan, pärast 1991 aastat eeldasid nad lihtsalt, et see pole enam tegelikult probleem. Ja tõenäoliselt, tead, see polnud nii hull, kui me arvasime. Oli palju kirjanikke, kes püüdsid seda normaalseks muuta. Nõukogude Liitu, täpselt nagu tänapäeval on palju kirjanikke, kes püüavad islamismi normaalseks muuta. Ja see on kohutav viga. See on kohutav viga. Communism põhines ühel maailmavaatel. See oli minu seisukohast nii ja ma tean, et paljud inimesed saavad minu peale väga vihaseks, kui ma seda ütlen. Aga see oli tõeliselt inimvaenulik vaade.
Selle arusaam ühiskonnast, inimloomusest oli inimvaenulik. Lubage mul tuua teile üks ilus näide sellest. 1957 aastal, nagu te ehk teate, avaldati Boris Pasternaki Dr. Živago ja Nõukogude võim oli selle pärast väga nördinud ning nad ei teadnud, kus käsikiri asub. Ja Pasternak oli selle saatnud Feltrinellile Itaaliasse ning Feltrinelli tegi sellest koopiad ja saatis need kõigile oma sõpradele. Ja nii kui Nõukogude võim tahtis hakata kõiki koopiaid kokku koguma ja käsikirja konfiskeerima, ütles Feltrinelli neile: see ei olnud võimalik, kui nad just ei tahtnud minna Inglismaale ja Ameerikasse ning sellega seal konfiskeerida. Nii et igatahes otsustasid siis Nõukogude võimud, et nad peavad selle raamatu läbi lugema. Ja vaatama, millest see kohutav romaan siis ikkagi räägib. Ja nii määrasid nad Keskkomitee kultuuriosakonna juhataja ülesandeks lugeda läbi Dr. Živago. Ja ta luges selle läbi ning kirjutas aruande. Ja ma ütlen oma tudengitele, et kui keegi teist kirjutab ükskõik millise loetud raamatu kohta sellise aruande, saate te hindeks A+. Ta teadis täpselt, millest see raamat räägib. Ta mõistis seda seestpoolt. Ta suutis anda autorist, tegelastest ja olukorrast kaastundliku ülevaate. Ja ta lõpetab sõnadega: aga seltsimehed, kahjuks on see raamat meie vaenlane. Sest raamatu keskmes on kodanlik ego. Individuid. Ja indiviid. Tegelased. Täpselt nii. Ja just seda ma mõtlen, kui ütlen, et see on inimvaenulik süsteem. Ja tead, aga inimesed ei usu sind. Nad ei usu sind, nad ei arva, et gulaagid olid nii ulatuslikud või nii õudsed, kui nad tegelikult olid. Ja vasakpoolsetelt akadeemikutelt tuleb palju kommunismi käsitlevat revisionismi. Ma võin nimetada ükskõik kui palju näiteid. Paljud neist, kes 80-ndate lõpus ja 90-ndate alguses püüdsid isegi ohvrite arvu alahinnata. See on šokeerivalt ebamoraalne. Nagu oleksid Solženitsõn ja kogu ellujäänute kirjanduse žanr. Täpselt nii. Aga ma peaksin ka mainima, et see ei ole ainult pärast 1991 aastat tekkinud nähtus. Ma arvan, et me mõlemad oleme piisavalt vanad. Et mäletada seda, et oli palju inimesi, kes püüdsid Nõukogude Liitu enne selle lagunemist normaliseerida, olgu nad siis õigustajad või lihtsalt uskujad, et see riik jääb alati alles ja on tuumaoht, millega tuleb lihtsalt leppida. Ja ära nimeta seda kurjaks. Ei, Stephen Cohen, suurepärane ajaloolane, kirjutas raamatu, mis avaldati aprillis. Ma mäletan seda, sest mu isal oli raamatupood Chicagos. Ja ma mäletan, kui see raamat ilmus. See oli, kui ma õigesti mäletan, aprillis 1991. Raamatu pealkiri oli Homo Sovieticus. See tähendab Nõukogude inimest, mida tähendab olla Nõukogude inimene. Ja raamatus väidetakse, et Nõukogude Liit peab kuuluma rahvaste perre ja nii edasi. Ja siis eemaldati see vaikselt riiulitelt 1901 aasta augustis. Kirjanikega juhtub igasuguseid asju. Mõnikord juhtuvad kirjanikega väga ebameeldivad asjad. See oli hea tsivilisatsioonile, aga halb sellele raamatule. Jah. Täpselt. Ma arvan, et Stalini vastu on samuti teatav huvi tema sihikindluse vastu. Ja distsiplineerituse vastu. Brutaalsuse vastu. Ja ta ütleb Eisensteinile 1947 aastal. Kuulus filmitegija. Kuulus filmitegija, jah. Eisenstein oli teinud filmi Ivan Julm, esimese osa ja siis teise osa. Teine osa tuli välja pärast seda. Stalinil oli probleem sellega, kuidas Ivan Julma teises osas kujutati. Ta ütleb Eisensteinile, mis sul pähe tuli, kui sa seda tegid? Kas sa arvad, et ta on Inglise pankur? Kas sa arvad, et Ivan Julm on Hamlet? Kõigepealt mõtleb ta nii, siis mõtleb ta naa, siis jälle naa. Ja tagasi minnes ütles ta, ei, Ivan Julm on Venemaa tsaar.
Sa pead näitama, et ta oli julm, aga sa pead ka näitama, miks ta oli julm. Ja siis ütleb Stalin midagi, mida ma pole kunagi unustanud. Ta ütleb, ma arvan, et Jumal takistas teda tema töös. Sest iga kord, kui Ivan Julm kedagi hukkas, pidi ta jooksma kloostrisse andestust paluma. Ja Stalin ütleb, et kui ta oleks kõik bojaarid korraga hukanud, poleks meil kunagi olnud segaduste aega. Ja Stalinil polnud seda probleemi. Tal polnud seda probleemi. Tal tõesti ei olnud. Ja ma arvan, et mingil kohutaval moel Inimesed, eriti noored inimesed imetlevad seda. Nagu paljud noored inimesed tänapäeval imetlevad Hitleri. Jaa. Sest ta on jõuline ja dünaamiline. Või vähemalt nad arvavad nii, tead, isiksus, kes viib asjad ellu. Jah, tugeva juhi vastu on alati tõmme. Ja tead, raamatud Stalini kohta ei näi kunagi trükist või moest välja minevat. Ma mõtlesin enne meie vestlust, et mis on tänapäeva popkultuuris veel alles Nõukogude Liidu kohta. Mõni aasta tagasi tehti väga naljakas film Stalini surmast, mis minu arvates oli hüsteeriliselt naljakas. See ei õpetanud meile tegelikult eriti palju Nõukogude kommunismi kohta, isegi kui see oli väga meelelahutuslik. Apple TV-s on olemas alternatiivajalooline sari selle kohta, mis oleks juhtunud, kui Nõukogude Liit oleks esimesena kuule jõudnud. Aga peale selle on see meie kultuuris justkui must auk. Ärme räägimegi sellest, mis toimub akadeemilises maailmas seoses Nõukogude Liidu kommunismi ja 20. sajandil kommunismi poolt tapetud 100 miljoni inimesega. Jah, ja ma arvan ka, et see on suur lugu, mis on jälle vaiba alla lükatud. Nõukogude infiltreerumine Ameerika institutsioonidesse 1930-ndatel, 1940-ndatel ja 1950-ndatel aastatel. Ja kui ma töötasin Yale'i ülikooli kirjastuses, avaldasime terve raamatusarja, milles oli mitu raamatut sellel teemal. Üks neist kandis nime Ameerika kommunismi salajane maailm. Kui see raamat lõpuks ilmus ja me suutsime tõestada selliseid asju, nagu Armand Hammer oli, Nõukogude Liidu rahakandja, mille kohta meil olid dokumendid, mis seda tõestasid. Me suutsime tõestada, et Walter Duranty oli Nõukogude agent. New York Timesi reporter, kes võitis Pulitzeri Ukraina näljahäda eitamise eest. New York Times keeldus raamatu olemasolu tunnistamast. Nad ei arvustanud seda. Nad ei tahtnud seda tunnistada. Lõpuks, kui senaator Moynihan, kelle mälestust austatakse, avas niinimetatud Venona toimikud, mis käsitlesid Nõukogude spionaaži Ameerika Ühendriikides ja materjalid meie raamatus olid sellega väga seotud. New York Times suutis lõpuks raamatu olemasolu tunnistada ja nad panid selle tegelikult New York Timesi esiküljele. Jaa. Aga nad tegid kõik võimalikku, et seda maha suruda. Selleks oli vaja senator Moynihani. Et seda teha, et panna neid raamatu olemasolu tunnistama. Ja kommunismi roll mitte ainult ülikoolides, vaid ka New York Timesis ja erinevates teistes Ameerika Ühendriikide meediakanalites on ulatunud sügavale. Ja see on olnud püsiv ning avaldab mõju ka tänapäeval. Nii et need on ülikoolid, meedia, avaliku elu tegelased, kes meil praegu on. Näiteks Mamdani kui New Yorgi linnapea. Jõuame temani veidi hiljem, aga jah. Jaa. Ma mõtlen, et sa ei saa ideid tappa, isegi kui sa tappa. Ja neil on oma elu. Intellektuaalne ajalugu on akadeemilistes ringkondades laialdaselt diskrediteeritud. Aga ma arvan, et on vajalik, et inimesed hakkaksid uurima ideede genealoogiat.
Mina ja mõned kolleegid avaldame peagi raamatu Hamasi päritolust ja ideoloogiast. suurepärane. Ma arvan, et see on väga oluline teema, millest enamik inimesi ei tea midagi ega taha ka midagi teada. See ongi murettekitav. Nad tõesti ei taha sellest midagi teada, sest see segab nende poliitilisi vaateid. Kui nad kord saavad teada, kust paljud neist ideedest pärinevad. Nüüd on veel üks 20. sajandi liikumine, mis kogeb teatavat taassündi. Juudi töölispund. See on oluline osa eelmise sajandi Euroopa juutide ajaloost. Ja nagu huvi džidiši vastu, on see osa pingutusest taas avastada seda, mis holokaustis kaotati. Aga mulle ja ma arvan ka paljudele teistele tundub üsna ilmne, et peamine motiiv mõne tänapäeva pundi pooldaja jaoks on taaselustada võitlus puntismi ja sionismi vahel. See, nagu ka küsimus kommunismi ja kapitalismi vahel, näib olevat lahendatud surmalaagrite ja gulagide tuhas. Mida sa arvad sellest, kuidas mõned vasakpoolsed kasutavad seda ajalugu oma sõjas Iisraeli ja sionismi vastu tänapäeval? Me räägime sellest kogu aeg Ivos, sest nagu sa ehk tead, on meil maailma suurim pundimaterjalide kogu. Meil on siin kogu pundi arhiiv ja me digiteerime seda praegu. Umbes 3,5 miljonit dokumenti. Ma arvan, et see, kuidas seda kasutatakse, on veidi ebaaus. 1930-ndatel ei olnud võitlus pundismi ja Iisraeli vahel. Võitlus oli ideoloogiate vahel, kas me jääme siia või kas me läheme sinna. Kus on meil parim võimalus ellu jääda? Ja sellega ma ei pea silmas ainult füüsilist ellujäämist, vaid ka meie traditsioonide, keele ja kommete säilimist. Meie kirjandust, muusikat ja nii edasi. See oligi küsimus. Bundism klassikalises mõttes ei olnud kunagi Iisraeli kui sellise vastu. Nii et on veidi ebaaus võtta see põhimõtteline seisukoht. 1930-ndate intellektuaalne vaidlus ja tuua see tänapäeva. On vaieldamatu, et Iisrael muutis jidiši teisejärguliseks keeleks. Ja kui sa seda rääkisid, siis sülitati sulle Tel Avivi või Jeruusalemma tänavatel näkku. Hästi. Jaa, see oli vastik. See oli kahjulik, see oli häbiväärne, ma arvan, mitmel moel. Kas see tähendab, et sa peaksid Iisraelile selja pöörama? Või tähendab see seda, et on oluline näidata, et jidiši kultuur kuulub tõesti selle koostuse hulka, mida me peame kaasaegseks juudi kultuuriks, nagu seda esindatakse Iisraelis. See vaenulikkus, millega noored inimesed kasutavad seda eriti selleks, et vastu lüüa. Iisraeli vastu suunatud vaenulikkus viitab mulle, et sel pole mingit pistmist sellega, kas Iisrael on jidiši poolt või vastu. Ja selle konteksti asetamiseks ilmselgelt tead, et juudi suveräänsuse taastamine Iisraeli maal oli seotud heebrea keele taassünniga. Ja see oli omamoodi keelesõda, mis võib tänapäeva inimestele tunduda väga arusaamatu, kuid tol ajal oli see väga reaalne. Ja samuti tead, heebrea keel vähemalt tollastes püüdlustes ja ka tänapäeva reaalsuses hõlmas juute väljaspool Euroopat tead. Õige. Mida jidiši keel ei teinud. Jah, täpselt. Ja pealegi viib heebrea keel sind tagasi juudi rahva algusaegadesse, piibliaegadel. Ja jidiši keel muidugi viib sind tagasi Euroopa kogemuse alanduste ja getode juurde. Ja kogu selle teisejärgulise kodakondsuse juurde, mida me Poolas üle 1000 aasta nii väga nautisime. Nii et ma arvan, et mis tegelikult toimub, on see, et eriti noorte seas.
See on jälestus, sügav poliitiline vaen, mida nad tunnevad, mis on varjatud see on peidetud selle teise vaidluse taha, millest ma arvan, et enamik neist tegelikult isegi aru ei saa. Ja ma tean, et on ilmunud uus raamat, mille autor on Jaa, ma tahan seda kohe mainida. Molly Crabapple, kes on kirjutanud raamatu Pundist, mis ma võiksin lisada sai kiitva, kuigi äärmiselt sionismivastase arvustuse. New York Timesis ütles ta, et usub, et pundistide, eriti nende, kes olid New Yorgis ja praeguse New Yorgi linnapea Zoran Mandani vahel on otsene seos. Zoran Mandani on Iisraeli tuline vastane ja toetab neid, kes püüavad juudi riiki hävitada. Aga isegi need, kes arvasid, et pundistid eksisid 100 aastat tagasi või 90 aastat tagasi, ei näinud neid kunagi juutide vaenlaste liitlastena. Miks mõned vasakpoolsed teevad sellise seose? See on tragöödia. Ma pean teile ütlema, see on südantlõhestav. See on südantlõhestav tragöödia, et noored inimesed, ja ma tunnen Mollit, ta on tore. Inimene ja me ei ole peaaegu milleski enam ühel meelel. Aga minu jaoks on see tragöödia lihtsalt. Kuidas nad saavad oma enda rahva vastu niimoodi pöörduda? Ausalt öeldes läbikukkunud ideoloogia nimel. Sest just seda pundism lõpuks oligi. Läbikukkunud ideoloogia. Ja see ei kukkunud läbi sellepärast, et see polnud teoreetiliselt igas detailis õige. See kukkus läbi, sest ajalugu käis sellest üle. Selle matsid enda alla jõud, millega see ei suutnud toime tulla. Jah, see tõi teatud positiivseid asju väikesele osale Poola juudi rahvastikust. See ei olnud kunagi nii massiline liikumine, nagu inimesed tahaksid seda näidata. See soovis saavutada sotsiaalset õiglust. Ma arvan, et see ongi seos Mandaniga tänapäeval. Aga see, et sa tahad saavutada sotsiaalset õiglust, mida ka sina ja kõik su vaatajad ning kuulajad kindlasti tahavad. Ma mõtlen, ma ei suuda ette kujutada, et keegi tõuseks püsti ja ütleks, ei, mina olen sotsiaalse ebavõrdsuse poolt, mina olen orjuse poolt. Ei, sa ei ütleks seda. Aga kuidas sa seda saavutad? Kas sa saavutad selle, võttes inimestelt rikkuse ära? Või saavutad sa selle, tõstes inimesi üles? Ja kahjuks on sotsialistlik viis võrdsuse saavutamiseks inimeste allapoole viimine, mitte ülespoole tõstmine. Ja sa ei tõsta inimesi üles, võttes teistelt midagi ära. Sa ei tee seda, ma mõtlen. See on tõestatud. Sa ei tee seda. Õige. Tead, ma arvan, et on õiglane väita ja ma arvan, et sa just seda väidad, et ainult sellepärast, et natsid ja sovetid hävitasid pundi ja pundi maailma, see ei tähenda, et need, kes seda omaks võtsid, olid eksiteel. Lõppude lõpuks unistasid nad mõlemad millestki, millel tol ajal ehk oli vähe võimalusi õnnestuda. Aga arvestades jõude, mis sellele vastu seisid, kas sellisel maailmal, mida pundi liikmed soovisid Euroopas ja eriti Poolas luua, oli üldse kunagi tõeline võimalus tekkida? Jah, võimalusi oli. Oli sädemeid, oli hetki. Tõesti ja päriselt olid hetked Poolas, Ukrainas, Venemaal, kus kui oleks tehtud õige otsus, kui oleks valitud õige tee, oleks võinud kõik olla hoopis teistsugune. Saksamaal 1928 aastal hääletas 2,4% elanikkonnast Hitleri poolt. Ja 1932 aastal hääletas 28% elanikkonnast Hitleri poolt. Mis juhtus? Miks nad lükkasid Hitleri tagasi vaid 4 aastat varem? Tead, millised tegurid olid mängus ja kui poleks olnud suurt depressiooni?
kui poleks olnud Versailles lepingu alandusi ja mitmeid teisi asju, 1920ndate hüperinflatsiooni ja nii edasi, siis võib-olla oleks Saksamaa ajalugu kujunenud hoopis teistmoodi. Ma ei usu, et need koletuslikud süsteemid sünnivad koletuslikest inimestest. Ma arvan, et need sünnivad tavalistest inimestest, kes teevad lõpuks koletuslikke tegusid, sest nad peavad neid antud olukorras parimateks valikuteks. Ma mõtlen, see on üsna lihtne ja võib-olla kulunud, aga nii ma seda näen. Ja pund, tulles tagasi pundi juurde, jah, ma arvan, et oleks olnud võimalus, kui Poola poleks muutunud nii antisemiitlikuks. See on natuke usuhüpe, aga olgu, läheme sellega kaasa. See on usuhüpe, aga tead, Poola ühiskonna alustala on katoliku kirik ja Poola katoliku kirik on antisemiitlik, põhimõtteliselt antisemiitlik. Selles mõttes, et veresüüdistus ja mitmesugused muud asjad liiguvad endiselt üsna vabalt ringi. Selles maailmas. Aga ma arvan, et kui natsioht poleks olnud, läänes natsioht ja idas bolševistlik oht. Ja muidugi, see on oletus, mis ületab kujutlusvõime piiri. Tead, kui ajalugu poleks olnud, siis jah, võib-olla oleks olnud võimalus. Aga sellistel asjaoludel ei. Võimalust polnud. Võimalust polnud. Ja tead, Venemaal oli 1916. ja 1917. aastal palju konkureerivaid ideoloogiaid. Oli bolševike, menševike, olid anarhistid. Oli isegi roheline partei. Olid sotsialistid, revolutsionäärid. Ringi liikus igasuguseid erinevaid ideid. Ja olid Kerenski ja liberaalid. Ja sa küsid endalt, miks just Lenin, miks tema? Ja vastus, mille paljud ajaloolased on leidnud, on see, et ta oli kõige jõulisem ja järeleandmatu juhtidest. Ta ei taganenud kunagi. Ta ei teinud kompromisse ei vasakpoolsetega, parempoolsetega ega kellegagi teisega. Ta järgnes ainult omaenda teele. Ja lõpuks see tugevus ühendas rahva, sest neil oli vaja juhti, kes suudaks seda teha. Ja sellepärast arvan ma, et peame tänapäeval oma juhtide peale palju mõtlema. Ja tead, võib-olla see aitab ka teatud määral Trumpi fenomeni seletada. Ma ei tea, see seletab kindlasti Viktor Orbáni Ungaris ja Putinit Venemaal. Ma ütlen teile, Putini presidendiks valimise ajal Venemaal olin ma veel Yale'is ja minu assistent oli vene mees, kellel oli doktorikraad American University'st. Ja ma küsisin, Vadim, kelle poolt sa hääletad? Ta ütles, no, ma kavatsen hääletada Putini poolt. Ma ütlesin, Vadim, mis sul viga on? See mees on fašist, sa ei saa tema poolt hääletada. See on puhas KGB, kas sa ei saa sellest aru? Ta viib Venemaa tagasi mingisugusesse autoritaarsesse valitsusse. Vadim ütles midagi, mida ma pole kunagi unustanud. Venemaal on stabiilsust rohkem vaja kui vabadust. Ja ma arvan, et paljud inimesed tundsid samamoodi. Ja kindlasti tundsid paljud inimesed Saksamaal nii 1932 aastal. Ja, ma arvan, et kontrafaktuaalsed oletused on meie ajaloo mõistmisel olulised. Seega on minu arvates tähtis, et me nendele asjadele mõtleksime. Aga tead, see on ka nii, nagu üks minu juhendajatest Columbia ülikooli ajaloo osakonnas, kui ma seal omal hallil ajal olin, Eugene Reyes, ütles mulle midagi, mida ma ei unusta kunagi. Ta ütles, et tead, miski ajaloos ei ole vältimatu. Kõik on ilmne ja ma arvan, et tal oli õigus. Ja ma arvan, et see, mida sa ütled, tugevdab mingil määral seda viisi ajaloole vaadata, mis on praegu üsna moest väljas, ehk siis seda suurmeeste või suurte naiste vaatenurka ajaloole. Ja ma arvan, et see on ikkagi üsna tõsi. Igatahes, et sellest veidi edasi liikuda, Ameerika juudid teavad, et Shoah ajal tapeti 6 miljonit juuti, aga ausalt öeldes mitte palju rohkemat nende kohta.
Olete rääkinud ideest, et juudid läksid oma surma nagu lambad tapamajja. See on suur vale. Miks nii paljud seda usuvad? Hannah Arendt ütles seda. Sellepärast. Ja see on osa põhjusest. Ja neil polnud milleski kinni hoida, välja arvatud võib-olla perekonnalood, mis seda ümber lükkaksid. Ja Hannah Arendt, jumal küll, New York Review of Books, New York Times, suur intellektuaalne tegelane. Tema ütleb seda. Ta valetab. Ta valetas juudi naiste kohta, kes tema sõnul võtsid oma riided seljast ja panid need korralikult hunnikusse, et need ei määrduks, kui leedulased nad maha lasevad. Ja tead, see getode juudi juhtide diskrediteerimine, keskendumine juudi politseile, justkui oleks juudi politsei teinud seda, mida laagrites tehti. Sadismi ja soovi tõttu hävitada oma rahvas, mitte päästa oma perekondi. Sest natsid ütlesid neile, et nad peavad seda tegema või muidu saadetakse nende perekonnad gaasikambrisse. Ja seetõttu on endiselt suur vajadus holokausti hariduse järele. Ma tean, et paljud inimesed laidavad seda maha. Ma tean, et mõned inimesed ütlevad, et see ei tööta. Ja ainus asi, mida ma selle kohta öelda saan, on kujutage ette maailma, kus ei oleks holokausti haridust. Kujutage ette maailma, kus film Shoah ei oleks kunagi ilmunud või seda mitmeosalist sarja, mis Saksamaal eetris oli ja mis muutis Saksamaa ajalugu. Jaa. See töötab, lihtsalt mitte piisavalt hästi. Tead, mu isa armastas DDT-d. Ta armastas sääski DDT-ga tappa, sest ta ütles, et see toimis. No, see tõesti toimis. See sattus ka toiduahelasse ja nii edasi. See polnudki nii hea, aga sääsed on ikka alles, eks. Piisavalt hästi see ei toiminud. Jah. Piisavalt hästi see ei toiminud. Ja sääseprobleemi ei saa lahendada ainult DDT-ga. Tuleb sood kuivaks teha. Peab hankima uusi ravimeid, tuleb teha terve rida erinevaid asju. Yeah. Ausalt öeldes ajab see mind marru. See ajab mind marru, kui inimesed neid valesid räägivad. Jah, muidugi on tõsi, et paljud juudid olid nii läbipekstud, näljutatud ja muserdatud. Ja lootusetud selleks ajaks, kui nad jõudsid gaasikambritesse või selleks ajaks ma mõtlen, kas sa oled lugenud, ma olen kindel, et sa oled lugenud kirjeldusi sellest, milline oli elu nendes loomavagunites ja milline oli elu getos. Nälgides iga päev, päevast päeva, ilma kütteta, ilma veeta, ilma armastuseta ja ilma tulevikuta. Ja nii paljude jaoks jah, tõenäoliselt oli surm vabastus, kuid oli ka palju vastupanu. Ja oli üks väike päevik, mille me hiljuti avaldasime siin Ivos, Itšak Rudiševski päevik, ning meil on selle kohta ka veebimuuseumi näitus. See räägib sellest 13-aastasest poisist, kes ütleb, et ta on Vilniuse getos nii eneseteadlik. Jidiši luule lugemine on vastupanuakt. Tema vaimu elus hoidmine on vastupanuakt. Ta on sellest teadlik. Ja miks ta seda teeb? Sest getos oli suur juht Avram Sutskeber, kes tõi selle materjali nende 13-aastaste tähelepanu alla. Ta õpetas neile luulet, õpetas neid seda lugema ja selle üle mõtlema ning oli sillaks minevikku. Nii et jälle, ma tulen tagasi selle juurde, et see polnud ainult Sutskeber. See oli Sutskeber koos nende noorte lastega konkreetses olukorras. Aga see teadmatuse tase on minu jaoks lihtsalt jahmatav. Ja see on just juudi rahva enda teadmatuse tase. Need stereotüübid, mida nad ise enda kohta kannavad. Meil pole vaja, et sakslased meie kohta midagi välja mõtleksid. Või poolakad. Ukrainlased, venelased või keegi teine. Me leiutame need ise.
Võib-olla veel üks põhjus, kui tahad olla amatöörpsühhoanalüütik ja selle üle mõelda. Põhjus uskuda, et juudid läksid oma surma nagu lambad tapale, on see, et siin Ameerikas tahtsime näha, et nad hakkaksid vapralt vastu ja näitaksid end väärikalt. Ja nende saatuse üle oli nii palju raevu ja tead, sa süüdistad ohvrit. jah, ma arvan, et ohvrite süüdistamist on palju ja tõde on see, et igal pool, kus vastupanu oli võimalik, see ka toimus. Täpselt. Tead see, et juudid olid relvituks tehtud ja üksi ning keegi ei aidanud neid. See, kui palju vastupanu tegelikult osutati, oli omamoodi ime. Ja Aga ma arvan, et me peame sellest rohkem teadma. Ja ma arvan, et see käib nii, nagu sa ütled, me vajame rohkem holokausti haridust, aga õiget sorti. Mitte sellist üldistavat ja lahjendavat, et see pole kuidagi erinev tavalisest õelusest kusagil mujal. Me peame rohkem teadma juutidest, kes tapeti, nende maailmast ja sellest, kuidas nad võitlesid ellujäämise nimel ning kuidas nad andsid vastulöögi igal võimalusel. samuti peame rohkem teadma natside motiividest. Teate Eichmanni lindistused, ma ei tea, kas te olete neid lugenud, võib-olla olete, aga need on äärmiselt paljastavad. Ja teate, need tehti Argentiinas, mitte Iisraeli ülekuulajate poolt, vaid tema kaasnatside poolt. Nad tahtsid, et ta räägiks lindile oma hiilgavatest saavutustest ja oma elust. Ja nad küsisid temalt, miks sa tegid seda, mida tegid, teate. Ja Eichmann ütles, teate, on viga mõelda juutidest kui alaminimestest. Inimesed, kes mõtlevad juutidest kui alaminimestest, ei tea, millest nad räägivad. Juutid on üliinimene. Juutid andsid inimkonnale seaduse. Kui juudid andsid inimkonnale seaduse, elasime meie veel koobastes. Meie ikka veel jahtisime metsloomi ja karjades liikusime ringi. Juudid on isandrahvas ja sellepärast peame neist lahti saama. Need on Eichmanni enda sõnad, mitte ülekuulajate poolt peale sunnitud. Ta oli selle üle tõsiselt mõelnud ja ta oli fanaatik. Nagu te teate, nagu ma olen kindel, et ka kuulajad teavad. Täpselt selles, et vabastada maa rassist, mis konkureeriks natside arusaamaga aarialastest. Aga Varssavi geto ajalugu tehakse nüüd Varssavi geto muuseumi teemaks Varssavis. Ja paljude akadeemikute hirm on, et sellest saab nüüd veel üks koht, kus Poola valitsus minimeerib Varssavi geto ülestõusu tegeliku juudi iseloomu ning selle asemel esitatakse seda kui juutide ja poolakate ühist võitlust nende ühise vaenlase vastu. Ja tead, tulles tagasi selle juurde, mida Eichmann tahtis saavutada, siis see polnud ainult juutide füüsiline hävitamine mingis kindlas kohas. See oli nende kultuur, nende ajalugu, juudi rahva mälu. Nende hävitamine, mitte ainult Saksamaal ja Poolas, vaid kõikjal. Ja tead, see mõte, et see on, nagu sa ütled, nagu iga õelus, ükskõik kus on, lihtsalt, see on kohutav arusaamatus juudi ajaloo ainulaadsusest. Jah, see on täiesti õige ja ma arvan, et samuti on tõsi, nagu sa just ütlesid, et enamik juute tänapäeval teab tegelikult väga vähe sellest juudi tsivilisatsioonist, mis hävitati koos juutidega Shoa ajal. Millest nad ilma jäävad? Mis on kõige olulisem, mida juudid tänapäeval peaksid sellest ajaloo peatükist ja kadunud maailmast teadma? Selle peade on silmas aega enne holokausti Ida-Euroopas. Jaa. Juudid olid, on ja jäävad loovaks rahvaks. Juudid loovad keelt, kuhu iganes nad ka ei läheks, olgu selleks jidiš, juudi araabia või pot,
zapoti keel või mis iganes see ka poleks, juudi pärsia. me illume keelt. me luume tähendust. Kuidagi me lihtsalt teeme seda. jaa. Nii me lõime tsivilisatsiooni oma keele, oma kultuuri, oma traditsioonidega. ja siis vaadati sellele üleolevalt. see on jiddishism, rikutud saksa keel. see on Poola folkloor, üles löödud folkloor. ja nii edasi, nii edasi. Aga nagu Max Weinrach oma jidiši keele suurejoonelises ajaloos välja tõi, on iga keel kujunenud teistest keeltest. Näiteks inglise keeles ei saa olla ühtegi ingliskeelset lauset ilma mõne saksa, kreeka või ladina päritolu sõna või väljendita ja nii edasi. See oli juudi rahva jaoks erakordselt loominguline aeg. Ma tulin just tagasi Kiievist, kus ma olin Vernatski raamatukogus. Ja Anski ekspeditsioon aastatel 1912–1914, mida ma lühidalt selgitan, oli selle kirjaniku S. Anski katse, kes oli Dubuki suure näidendi Dubuki autor. Ta korraldas ekspeditsiooni juutide asualale, et koguda juudi eluesemeid. Sajandite jooksul, ulatudes tagasi 13., 12. ja 14. sajandini. Osa sellest asub Ivos, siin New Yorgis ja osa Kiievis. Nii et nüüd on meil kokkulepe digiteerida kõik, mis on Kiievis ja ühendada see sellega, mis meil siin on, et meil oleks täielik säilinud materjalide kogu. Igatahes nende materjalide hulgas, mille ta leidis, olid Haggadad, millest üks pärineb, kui ma õigesti mäletan, 15. sajandist. Ja selles Haggadas on selgelt kujutatud mütoloogilisi tegelasi, keda Heebrea piiblis ei esine. Neid ei esine ka Talmudis. Keegi ei tea, kust nad pärinevad. Välja arvatud see, et tõenäoliselt on nad pärit kusagilt Ukraina, Poola või Vene folkloorist või kust iganes. Ja juudid, kes koostasid Haggadah, arvasid, et võiksid need sisse panna Egiptusest lahkumise kujutamise ajal. Igal juhul on päris põnev seda näha. Juba tol varasel ajal omandasid juudid mõjutusi välismaailmast, säilitades samal ajal oma tuuma. Passapüha lugu. Ja te näed, kuidas see toimib paljude nende piltide kaudu, mida Anski kogus. Ja ma ütleksin, et vaata, see ei olnud kuldaeg. Toimusid Khmelnitski pogromid. Toimusid kohutavad asjad. Ukrainas, Poolas ja mujal toimusid kõik need pogromid. Ja nii oli palju kohutavaid ajaloolisi sündmusi, kuid sellest hoolimata juudid näitasid uskumatut vastupidavust oma usu ja sotsiaalsete püüdluste järgimisel. Oma keelele, oma peredele. Tead, see on tõesti. Iga päev, kui ma olen siin Jivos ja me õpime seda, olen ma alati hämmastunud sellest, mida me leiame. Alati. Meie inimeste loovus on lihtsalt tõeline inspiratsioon ja vaata, mida me Iisraelis lõime. Vaata seda, vaata neid kõrbeid, mis on nüüd rohelised, jah? Nii palju imelisi asju. Kas saaksid meile natuke rääkida Yivo instituudi ajaloost, selle loomisest, hilisemast üleviimisest Ameerika Ühendriikidesse ja sellest, millega see täna tegeleb? Muidugi. Yivo asutati 1925 aastal, kuid selle kujunemisperiood oli palju pikem. Ja see viib tagasi sellele Anski ekspeditsioonile, millest ma räägin. See tähendab esemete kogumist.
Živo asutasid teadlased, kes leidsid, et 1925 aastal Versailles lepingu, vähemuslepingu loomise ja erinevate muude vahenditega, mille kaudu vähemused said riigis esindatust ja neist said kodanikud ja nii edasi. Poolas, Leedus ja mujal, et nüüd on aeg luua. Juudi rahva poolt ja juudi rahvale mõeldud kõrgkool Ida-Euroopa jaoks. Saksamaal oli juba olemas Wissenschaftes Judentums muidugi. Saksa juudid olid juba väga hästi akultureerunud ja nii edasi, aga Ida-Euroopas ei olnud juudi kõrgõppeakadeemiat. Nii see ette võetigi ja Ivol oli 3 tugipunkti. Üks oli Berliinis, üks Varssavis, üks Vilnas, praeguses Vilniuses, Leedus. Vilnius, Leedus, Vilnas asuvat keskust juhtis Max Weinreich, suur filoloog, keeleteadlane ja teadlane. Ja ta võttis oma südameasjaks kõike koguda. Ja ta pani kuulutusi jidiši ajalehtedesse üle kogu maailma. Saatke mulle dokumente, igasuguseid dokumente, kirju, päevikuid, raamatuid, ajalehti, brošüüre, plakaateid. Sasse mänguasju, mida iganes. Saatke need. Me kogume seda juudi elu uurimiseks, et mõista, milline on meie positsioon maailmas. Ja tasapisi kogus Jevo ühe maailma suurima arhiivi. Seal olid materjalid Venemaalt, Ameerikast, Lõuna-Ameerikast, Kanadast, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Poolast, Rumeeniast. Meie arhiivis on nüüd peaaegu 30 miljonit dokumenti. Kõigis Euroopa keeltes, jidiši, heebrea, araabia keeltes, jaapani, hiina keeles, kõikjal, kuhu juudid läksid. Meil on ka Põhja-Ameerika suurim ladino keeles materjalide kogu. Meil on maailma suurim holokaustiga seotud materjalide kogu väljaspool Yad Vashemit. Üle 7 miljoni holokaustiga seotud dokumendi. Meil on meil käimas projekt koostöös Bard College'iga, et arendada välja magistriõppekava jidiši keele ja tsivilisatsiooni alal, mis saab olema esimene omataoline. Me korraldame aastas 60 programmi, igasuguseid üritusi, raamatuarutelud, kontserdid, ooperid, filmid, igasugused asjad. Meil on seminarid ja loengud. Meil on veebimuuseum. Aga meie kõige uuem asi on midagi, mille üle me kõik oleme väga uhked. See on õppe- ja meediakeskus. See on esimene niinimetatud õppe- ja meediakeskus Ameerikas. Ja üldse, nii palju kui mina tean, mis on pühendatud jidiši elule ja juudi elule Ida-Euroopas. Ja see on varustatud paljude originaalesemete ja igasuguste asjadega. Aga kõige olulisem osa sellest on see, et me töötame otse õpetajatega, et arendada 90-minutilisi õppeplaane klassidele, kes tulevad siia. Kes tahavad teada Poola kohta või tahavad teada jidiši keele kohta, tahavad teada jidiši teatri kohta, tahavad teada juutide ja pesapalli kohta või tahavad teada selle, tolle või millegi muu kohta. Ja siis me loome neile materjale, me viime nad oma arhiividesse, me näitame neile, mis on arhiiv. Ja selle kohta on palju imelisi lugusid, aga Stuyvesanti keskkool, Daltoni kool, paljud juudi ja mittejuudi koolid, Columbia ülikool, NYU, Fairfieldi ülikool, kõik need on saatnud õpilasi ikka ja jälle siia, korduvalt ja korduvalt. Nii et ma olen väga keskendunud juudi hariduse ideele.
kas saate meile rääkida, millega te praegu oma kirjutamise ja loomingulise töö osas tegelete? Noh, kui mul oleks rohkem aega, siis ma töötaksin raamatu kallal Iisak Paabelist. Aga mul ei ole seda aega. Võib-olla kui ma ükskord pensionile jään, siis mul tekib see aeg. Aga kui ma ükskord pensionile jään, siis võib-olla mul ei ole enam energiat sellega tegeleda, ma ei tea. Aga Iisak Paabel on olnud minu jaoks aastaid ja aastaid väga huvitav tegelane. Kui ma töötasin Venemaal, otsisin ma tema kadunud arhiivi lõputult. Mul oli palju inimesi, kes otsisid seda minu eest. Ja nii see on, jah, ja ma tahan ka kirjutada raamatu Stalinist. Esiteks tahan ma vastu astuda praegusele suundumusele Stalini normaliseerimisele. Teisalt tahan ma näidata, et ta ei olnud koletis. Ta ei olnud, patoloogiline tegelane. Ta oli paljuski. Trotski nimetas teda suureks keskpärasuseks. Noh, mingis mõttes ta oligi, aga ta oli palju targem kui see. Tegelikult mängis ta Trotski üle. Kindlasti. Ja, igatahes see ongi see maailm, mis mind kõige rohkem paelub. Nagu ma ütlesin, üks mu sõber, suurepärane teadlane Jeffrey Herf ja mina töötame selle raamatu kallal, mis käsitleb Hamasi ideoloogiat. See on väga tähtis töö. Noh, doktor Brent, suur tänu, et täna meiega liitusite. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad teie ja Ivo tegemistel silma peal hoida ning sellest rohkem teada saada? Nad saavad kindlasti külastada Ivo veebilehte ivo.org ja sealt leiavad nad juhised meie programmide, arhiiviprojektide ja genealoogiliste projektide juurde. Ma tean, et paljud inimesed on huvitatud linnade ja asulate leidmisest, kus nende vanemad või vanavanemad elasid. Ja me tegeleme sellega palju, kui inimestel on huvi, võivad nad mulle lihtsalt e-kirja saata. Mind ei ole raske leida. Ogu! Tahame tänada ka meie kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata saadet Jonathan Tobin Daily Edition, mida leiate kõikidest podcasti platvormidest. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnel neist platvormidest või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun vajutage meeldib ja või tellige GNS. Klõpsake teavituste saamiseks kellukese ikoonil ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ning andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ja mida sellest arvate. Ja pidage meeles, lugege ja mõelge alati ise. Kohtume taas järgmisel nädalal.